6. käik. Tervist, head rallisõbrad! Käes on juunikuu viimane päev, äsja lõppenud Poola ralli eetris on taas saada 6. käik. Minu nimi on Kaspar Ruus, seekord on stuudios kohal Roland Poom. Tere õhtust! Jah, pärast lõunat õhtueelset aega. Aga lähme otse Poola, kus on meil koha peal Eigo Kaljurand. Oled sa kuuldel? Ma saan aru, et sul on juba tihe töö seal intervjuudega käimas. Tervist. Kuule, olen kuuldel, et kõigi 4 eestlasega on sellised ralli kottuvõtvad intervjuud tehtud, et sellest see osa tööst on tehtud, et nüüd peaks midagi ralli kokku kirjutama ka ja siis saab juba päris võib-olla isegi joone alla tõmmata peagi. No Poola ralli, olgu siis öeldud, Kalle Roompere võitis, Ott Tänak oli pühapäeva lõikes parim, sai 12 punktist 11 ja WRC2-s oli see vast üks raju lõpplahendus, lõpuks ikkagi Robert Virves 3., Georg Linnamäe 4., vahe 0,6 sekundit ja Gregor Jeets kahjuks katkestas täna päeval, et Eigo, võib-olla alustuseks, ma küsin siiski Tänaku kohta ära, mida Tänak rääkis, kuidas tema oma ralli kokku võttis? No eks tema sõnum oli ikkagi see, et peamine on see, et kiirust oli, et nüüd ma küll parafraseerin, aga eks ole, et siit on hea edasi minna, et eks edasi nädalavahetus suur õnnestumine ju ei olnud, aga lõppkokkuvõttes, eks ole, punktid tulid. Ma muidugi rääkisin kohe nagu sel hetkel, kui polnud veel punktikatse lõppseis päris teada. Aga suures taaris on jah, eks see sõnum on ju selge, et arvestas seda, et mis see Apita Puul eile rääkis, et esikohalt üldse, mis siin võtta annab, siis seda arvestades tänane esitus oli ikkagi, ma julgeks öelda, väga lubav. Oli väga lubav küll. Kui palju seal Hyundai nii-öelda omavahelist keemiat oli, sest nagu sa ka päeval kirjutasid, Neville'ile väga ei meeldinud see eilne Hyundai otsus Tänakuga? Ei kurat seda teha, mis seal taga on. Et ma arvan, et seda nadinat ei ole. Et ma arvan, eks meil on natuke veel Eestis ka see asi, et eks seda Neville'i kuidagi kiputakse natuke üle võlli võib-olla hindama. Et mina saan ka Neville'i pettumusest aru, et eks ole, et eks see oli ju kaks sõitjat, kes mõlemad võitlevad MM-tiitli eest, mõlemal olid omad huvid, et Tänak, eks see küsitud ka, et kas see aitas teda, et kas see puhkamise osas aitas teda, et ta eile pooleli, et peamine on see, et seda masinast ei kulutatud, et masin oli see peamine küsimus, miks teedorul jäädi ja kui, eks ole, sul on seal vahel oleks ka, kes võitleb tiitlist, kui teine küsimus, aga kui sul on Evans ka, sul on Tänaku rallit tulemas, täiesti aru saadav on ju, miks ka Hyundai mõtleb sellele, et Otil oleks eelised, et oleks Neville'i edu mingi hiidel suur, siis võib-olla oleks tal õigust öelda, et kuule, nüüd on nii, et ma tahan, et Ott puhastaks teed ja ma saaks 3. sõita, et ma saaks punkte. Aga praegu, eks ole, on nad ikkagi 2 tiitli eest võitlevad meest. Vahe ei ole liiga suur, et selles plaanis ma arvan, et Neville'ist peab aru saama, aga samas ei teaks seda võtma ta nüüd liialt üle võlli. Jaa, ma olen nõus, eks see tunduski ka endale nii ja ma usun ka Rolandile, et mõlemad vaatasid nii-öelda, mis on emale kummale parasjagu kasulik ja see ongi loomulik. Aga mis mõtete ja tunnetega sa seda WRC2 lõpplahendust jälgisid, et mina kui blogisin, siis Adreka sain üles küll seal alates sellest, kui seal Virvesed, Linnamäed, Kriasinid ja Julubeet tuli, et mida nemad rääkisid? See alustamisel sõttlahendus kõrvat vaadates, eks see Linnamäe, kuidas tuli, et see ole loomulikult jäi sinna vaatama, mis seal on, et rääsin, ma teadsin, läks rehv või midagi, ma ei tea, mis ta oli. Rehv läks, jah. Okei, ja siis, eks ole, oligi see, et aasta 3., 4. Ja kui see 0,6 oli, see oli, ma ütlen, see kamraadlus selle Eesti noorteralli sõitjad vahel oli päris häde, et Linnamäe läks siis sirgelt sinna Virves auto juurde, tegi ukse lahti ja hästi positiivselt, et Sitamäe võttis mu 3. koha ära, et see oli nii hea. Et ütleme nii, alustame Linnamäest siis. Linnamäe ei olnud pettunud, selles mõttes, et ütles, et Virves panigi viimasel katsul hullu, müts maha, et arvestas, et suures plaanis pidi, eks ole, kuna seda kiirust metsikut tal ei olnud, eks ole, seda Linnamäe päris seda viimast nõksu ei saanud, eks ole, sellele autole, et oleks tunneks need mugavalt, siis ta mõnes mõttes võttis natuke ettevaatlikumalt, ettevaatlikus selles mõttes tasus ära, et tema
ootamatult tõusis poodiumiheitlusest ja kukkus sealt välja, ta sellist meeletut pettumust küll ei näha ei olnud, et Poolas ei leidnud kiirust, et küll see järgmisteks rallideks on olemas, et ei olnud seda, et padan see kolmas koht läks, vaid pigem oli see, et kiitis Virvest. Ma võin järjest üksi rääkida, räägi, sul tuleb see hästi välja. Ja Virvese puhul, eks ole, oli, selles mõttes, seda kergendust oli mees näha, selles mõttes seda ei saa öelda, et see selliste emotsioonide üles-alla täiku kahekatse ajal, seda ikka juhtub harva, et ütleme nii, et kolmas koht Madu maitses hästi, et seda ta ütles ka, et oleks niisama võib-olla jäänud Solbergi taha kolmandat siis minesa teha, et praegu oli ikkagi selline vägil välja võideldud kolmas koht, et seal tema intervjuu ajal oli ka veel see, et võtsime kohe esimese asjana autost välja, et esimesed rääkida, siis samal ajal vaatasin ERVRC-st, mis see Lube teeb ja siis selgus, et ma ütlen Virvest kõva, et selles mõttes mitte midagi ei ole öelda. Ainus jõhter ka, et ma arvan, nii tal kui mul ja kui kõigil rallisõpradel on see, et Lätis seda ei lähe, Soome registreerimine läheb homme kinni, sinna ta ei lähe, ehk selle nädalavahetuse pealt tahaks seda näha selles rallikaps konkurentsis nendel kiiretel rallidel ka. Eks peab leppima siis leppima nii ja naa selle ERC-ga. Ma ütlen, et Virves selle nädalavahet selline positiivne Randrilan oli kiire, pole mitte midagi öelda, oli väga kiire. Ja ma võin Jetsiga ära rääkida, et Jetsiga oli selline kaasus, et tal ühel katsel läks restpane, sinna väga palju ajada, ei olnud, see oli siis päeva esimene, päeva teisel lõhkus masina esiosa natukene ära, radikas läks, et oleks hirmsasti vaja tandrutada olnud, siis ta oleks äkki üritanud läbi tulla viimased katset ka, kuna siin on Eesti ralli, eks ole, on juba kutsees, et tegelikult siit sõidab Poolast koju aastat tööd tegema, siis otsustati masinat säästa. On laias laastus tema kaasus, et need 3 eestlast saab selliste juttudega kokku. Väga hea ülevaatlik ja vahetute emotsioonidega. Jah, see heitlus oli tõesti vägev see 3. koha peale ja nagu sa ütlesid, siis ühesõnaga ma sain aru, et Linnamäe väga pettunud ei olnud, 0,6 sekundit on muidugi vähe, aga isest oli kõigil hea meel, et ikkagi Virves lõpuks selle poodiumi sai, jah? Linnamäel on, eks ole, poodium olemas, et ma arvan, et kui tal oleks Rootsist äkki oli teine, te võite parandada, mu mälu on nagu ta on, aga tal on see poodium olemas, et oleks tal võib-olla see elu esimene poodium nüüd niimoodi käest võetud, siis võib-olla oleks seda pettust rohkem. Et sellest plaanis ma arvan, et selle juured on ka seal taga, et ma ütlen, Linnamäel on tema rallid sellest plaanis ikkagi tulevad, et Lätis ja Soome võiksid talle natukene rohkem kättpidi olla, nagu ta ütles, või siis rallist on ütles, et seal nendel rallidel, eks ole, et kui autol ei ole sõber, siis selle lihasmälu järgi saab võib-olla mingitest kohtadest aega võita, või lihasmälu selles mõttes, et need teed on juba selles mõttes, et juba kinni silmi osad katsed pead. Roland, on sul ka midagi Eigolt küsida? Ei, mul küsida ei ole midagi, Eigor on nii pikalt rääkinud, et kõik on selge, rohkemgi veel. Kõik on selge, jaa. Eigo, ma küsin sul lõpetuseks, laseme sul seal tööd edasi teha, aga see oli su esimene välisralli komandeering siis vist on õige öelda, et nägid seal kõike nii ühte kui teistpidi. Kuidas meeldis kokkuvõttes? Täitsa meeldis, selles mõttes oli meeleolutus, et sai seda kõike näha, et sai katseid, sai töötaja, sai vähe magatud. Palavusest on ropees, et siin on 32 kraadi jälle, et selline päikse käest passimine selle palavusega, see hakkab ajudele hooti, aga muus osas ei ole ideaalne tööilm, ütleme nii. Ideaalis, et istuks tuuli maa ja naudiks külma jooki ja ta ei saa. Ma eda siin ei ole, tegelikult me vaatasime, mõtlesime, et ideeliselt peaks täna öösel magama ja homme sõitmatama, siis me mõtlesime, et äkki teeks töö ära ja tõmbaks siin, paneks niimoodi Eesti poole, et jõuaks hommikuks kohale, saaks kodus madada, et me natuke veel kaalume. Ma peseme higi maha ja siis hakkame mõtlema. No edu teile sellega igatahes, aga tõgid... Ma võin seda, ma võin ka, su möku küsimuse, kuna mul eile jäi ta hingele see väljas käimise asi, siis ma eile lõpetasin töö mingi 12 ära ja siis jalutasin, kes siin
väga huvitav oli. Kuurortlinn, kell 12 oli üks loht oli lahti, see oli mingi kole ööklubi /baar, kus koledad inimesed, koledad Poola mehed ja naised tantsisid täitsa õudne. Võtsin ühe külma õlle, tööpäeva lõpetused, saatsin neid inimesi, mõtlesin, pole nii koledas kohas ammu olnud ja siis läksin koju tagasi. Et sinu rõõmuts, ma ikka tegin selle tappurus ära, et kohalik lõkulaadne toode on nähtud, ei soovita, et ööelu kui selline oli siin umbes selline, et kuna üks koht oli lahti, siis kogu linn, kes alkoholi tahtis tarbida, panid kuskil pargipintidel viina ja Coca-Cola peale, et ma pole midagi nii koledat kui see ammu näinud, et muidu päeval piltilus linn öösel, no hirmus, pole nagu öö. Sellised jutud sulle lõppusi. No väga hea, ma tõmban siis selle linna nimekirjast maha mökud osas, aga tänud sulle ja jõudu ja jaksu teile seal ja head siis koduteed ka. Ja, eks ma siis autos võib-olla kirjutan ja möllan ja teen, et sullegi tehti siis hea saadet ja kõike head. Tšau. Ja, nägemist. Nii, Eiguga jutud räägitud. Jätkame stuudiost Rolandiga, võib-olla räägime siis selle WRC2, võtame siis nii-öelda lõplikult ette, et päris raju oli see katse, see tõmbas Adreka üles, nagu sai ka räägitud ja see oli käge, kuidas seal Linnamäe ja Virves siis koos, nagu Eigo rääkis, koos siis võitlesid ja vaatasid, kes selle 3. koha saab. Ja kahjuks ma just seda WRC2 osa siin viimasel katsel ei näinud, et ma sõitsin autoga ja ühel hetkel mõistsin, et nüüd oleks aeg panna kõrvaklappidest vähemalt siis all live käima ja seda ma tegin, aga siis juba esimene ralli 1 auto tuli. Aga no tulemusi vaadates ikka kõva tagasitulek, ütleme nii, et ralli jumal täna pöördus Eesti usku, vahetas kodakondsust vahepeal ja ühe katsega, et hommikul tundus, et oli keegi teine, et õhtuks ikkagi või pärastlõunaks ikkagi tuli tagasi meie poolele. Üli kõva lõpp, no, ega midagi ei ole öelda, see on actionid toimus viimase kilomeetrini, tegelikult kogu see WRC2 minu meelest eriti oli lahe, oligi äge just seepärast, et me võib-olla olemegi harjunud just Bajari ja Solbergi sellist eesotsas võib-olla domineerimist on ju ja kui võtta ka Poola ralli, siis tundus ka, et see sama ju jätkub, et pole põhjust, miks ei peaks jätkuma, et kaks mees seal nagu lähevad oma teed, aga tegelikult reaalsus oli see, et üks Eesti kutt, kes pole põhimõtteliselt pool aastat ralliautot näinud, Sardiinias sai korra katsuda, et siis tuli ja nagu näitas, et saab sõita küll ja Eesti poisid saavad ka sõita ja tegelikult seal oli üldse see Josh McGurlini lõpp oli päris raju. Et tema ralli ka oli ülikõva ja täiesti üllatus oli ka tema seal ees otsas minu jaoks. Pani ka täna päris korraliku kuredi ma no räägime siis lõppu sellele rallile, et mis see oli siis 17, ei nüüd eelviimane katse vist 18 äkki vist, jah? Ja, et tal oli sõna otseses mõttes loetud meetrid lõpuni, tabas seal tee äärt, ületas finišijoone taguots sees. Ilma rattata taguots sees, et sel hetkel ta tehniliselt oli veel 4, aga selle autoga ei saanud kahjuks edasi sõita. Jaa, kusjuures jälle nagu ralli puhul lihtsalt nagu nii sürr asi, et muidu iga teise spordialaga tõesti sa pead ootama pool päeva, et neid intervjuud kätte saada, ja tüüp pani korraliku litri ilma ühe rattata veeres finišin ja kohe sekundi hiljem mikker suu, et räägi, mis juhtus, et tüüp ei saanud ise ka veel aru, et mis toimus, et kas ratas on all või kas ma saan edasi sõita või mis autol viga on. Et kogu see ralli 2 tegelikult nädalavahetus oli ülimalt lahe, ülimalt põnev viimase meetrini välja. Me võime kas või selle Power Stage'i esimene ring 17. kiiruskatse vist oli, kui tuli Kreasin küttis sinna põhupalli täiega sisse, ka vahetult enne Mikoljaki ja Areenale keeramist, et lihtsalt kogu aeg midagi toimus. Kõik autod olid jumala räbalad juba, et see oli põnev päev, põnev nädalavahetus. See oli väga põnev ja Sami Bajari võttis oma teise etapi võidu järjest WRC2-s, teda näeme varsti ka juba ralli 1, mis on üliloogiline kõik. Jah, algselt oli ju siis plaan teha Lätis, see lükati edasi Soome, et päris põnev saab olema näha, et kas tema sõidab siis nüüd hübriidiga või ilma? Mäletad sa? Tahaks kurat, ma ei mäletagi. Ja. Ma millegi pärast nagu mäletasin ka, et teeb ka ilma hübriidita, samas ikkagi kuidagi meenub, et teeb ikkagi hübriidiga. Ühesõnaga, mis iganes asjaga ta sõidab, Martin Sesks näitas, et võib kiiret rallitki ilma hübriidita sõita, pole häda midagi. Et Sami Bajari poolt tegelikult ikkagi
ma arvan ka see eelmine hooaeg oli selline murdepunkt, kus hakkas tulema ja see hooaeg on näidanud ikkagi kõvat sõitu. No loomulikult on enesekindlus kõva ja saab võib-olla ka vajadusel üle oma piiride pushida, Toyota on selja taga, selles mõttes on nagu, tema on heas olukorras, et kui ma nüüd lihtsalt nagu Virves tegi kõvat sõitu, aga kui panna sellesse perspektiivi, et need mehed, kes ees olid, nemad saavad ikkagi sõita nagu pingevabalt selles mõttes, et mingit eelarvepinget neil peal ei ole. Aga Virves pidi seda tempot tegema selle teadmisega, et tal on ikkagi eelarve pinge peal, kui ta selle pilli sinna võssi ajab kuhugi tagurpidi ära, tema peab selle oma taskus kinni maksma. Et minu jaoks on see kõige nagu võib-olla sellise rallisõite perspektiivi poolt vaadates nagu kõige kõvem asi, et ta tõi ja ta hoidis seda tempot kogu aeg peal. Et ei olnud seda probleemi, et ta nüüd vaatab, et kurat, et katsed lähevad liiga rajuks, jooga nii suur, et ma pean nagu grammi maha võtma, et mul on nagu vaja selle autoga veel järgmine nädal Eestis ka sõita. Ja Solberg, kes ju eelmine aasta ju tituleeriti nii-öelda WRC2 kiiremaks meheks oma nende kõikide katsevõitudega, et tegelikult ju täna Virves läks tast kohe mööda ja ta kasvatas vahet. Ja see oli ju kogu selles mõttes ikkagi, et kui Solberg tuli, siis Virves nagu näitas kohe vastu, et nagu ei lähe sa kuhugi, et ma toon su tagasi. Ja tegelikult minu arust need Solbergi need intervjuud olid ka natukene selles mõttes, ma arvan, tänu Virvesele sellised natukene krõbedamad jälle, et no ta oli suhteliselt pahur oli. Oleks, ütleme, ta ainult seal Pajariga võitluses olnud, ma arvan, et ta ei oleks selliseid asju öelnud, nagu ta ütles, et ta pole selle nädalavahetusel veel kordagi tundnud ennast hästi selles autos või et nagu täitsa jube sellega sõita. No ma ei taha uskuda, sorry, et ma lihtsalt, minust lihtsalt Oliver on selline hästi, ütleme, elav isiksus on ju. Nagu isa. Jah, nagu isa, et ei olnud see olukord hull midagi, olgem ausad, lihtsalt Poola olud ei sobi talle järelikult nii hästi kui mõne teise ralli olud. Et siin teised mehed suudavad lihtsalt vähemalt seda sama tempot kanda edasi, et võib-olla ta lihtsalt natuke ära heelitatud siin, et ta suudab domineerida ja just ju Skandinaavia ralli võit käes kõva võitlusega, et räägiti ka, et see Skandinaavia ralli võit võib-olla oli just nagu probleemiks talle, et sealt otse tuli, kus oli ka kiire ralli, mis võiks ju nagu tuua üle Poola mingid teadmised sealt, aga pinnas on lihtsalt nagu täiesti erinev, et võib-olla läks ka sellega alt, et nii-öelda läks ühe ralli täisseadistusega Poola ja tegelikult nagu need asjad ei klappinud hästi. No lõpus ta veel nii palju ütles, et näha on, et Škoda peab veel tööd tegema, et Pajari ja Toyota sobib kokku hetkel. Kindlasti. Ma arvan, et ma ütlesin ka mingi päev siin, et Toyota on kõvem, ega midagi ei ole teha. Aga see on loogiline, et Toyota on veidi värskem auto ka ja ma arvan, et Toyota arendus ka kestis pikemalt ja see oli nagu kogu aeg ootel, et teeme veel, et ei tule veel ja siin minust lükati ka Toyota seda launchi edasi, et millal ta välja tuleb. Et ega seal ikkagi nähti ikka ränka vaeva. Aastaid on ränka vaeva nähtud, et see Rally 2 auto oleks nii hea kui võimalik. Et ma arvan, et loomulikult, ma ei usu, et nagu ta võib-olla mootori jõudluse poolest ja sellise asja poolest Toyota nüüd oluliselt parem on, aga see pakett kogu pakett, jah, täpselt, et seal on mingid detailid, nüansid lihtsalt, et selle Toyotaga võib-olla on mugavam sõita, mis iganes detailid need siis on, et selles on asi. No mina küsisin Rootsi rallil Linnamäe käest, see oli siis hooaja teine ralli, et kas ta üllatas, et see Toyota Rally 2 kohe nii on. Ja siis ta tõi ühe lihtsa argumendi, et ralli 1 nad ehitasid ju suurepäras, et ilmselgelt oskad ralli 2 ka ehitada. Mida näha on, ma arvan, et WRC2 vist rohkem ei räägi hetkel, oli vägev, lõpuks läks eestlastel hästi ikkagi, lähme Virtsu juurde. Teeme nii. Ott Tänak täna startis esimesena, nagu öeldud, võttis lõpuks 11 punkti. Ma ei tea, kui palju sa jõudsid näha tema läbimisi sellel tänasel esimesel pikal katsel. Liiga raju oli. Seal oli, ma nägin seda nii eestikeelses kommentaaris kui ka all live kommentaaris ja mõlemal igal pool Bex Williamsid, Callum Cruise'id, kõik päris ulme vaatamine. No kõigepealt selle teemaga peaks siis nüüd ära klattima selle, mis siin eile rääkisime, et Ott täna sellise ilma teiste vigadeta võtab 4. koha punktid, on ju. Esimese katsega ta näitas, et nagu käige kanju, ma näitan teile, siis ma olin ka nagu kurat, et nii puus, nüüd on piinlik tulla seda täna, aga olgem ausad, see sõit oli kindlasti üle 100% sõit, see oli selline, ma arvan, juba 110% sõit, mis seal anti katsete peal ja selles olukorras jääb juba lihtsalt loota, et need refid jäävad terveks seal, sest iga kurv oli toetatud kuskile valli otsa.
iga kurvi tagant vaatad, no kas et auto jääb siia tee peale, ega tundus vahepeal, et ei olegi tee peale enam ja vahepeal oli 2 ratta peal kuskil majade vahel, no see oli lihtsalt liiga ulme vaatepilt, et no Ott andis kindlasti nagu nii palju, kui tuli täna ära ja siit ei olnud rohkem mitte midagi võtta. Ja võttiski, no selles mõttes selle ju esimese katsega juba ta ehitaski selle puhvri, millega see 7 punkti ära võtta, et okei, jah, lõpuks see Rovanpera oli ainult 1,2 sekundi kaugusel, aga ta tartis viimasena. Täpselt. Ja ka tema ju tegelikult surus, ta ei saanud ju tol hetkel veel ju temal ju teada, et Mikkelsoni ref läheb ja ta pidi ka ikkagi ralli võitu nagu rohkem kindlustama. No minu jaoks kõige ägedam võib-olla isegi selle katse lõpus oli see, et kõik mehed tegelikult tulid, olid nagu wow. Nevillid, jah, kõik sesksid, kõik olid... Mis siin toimus, et Neville ütles, et müts maha, et ma ei tea, kõvasti pani. Seda ütlesid kõik ütlesid nagu, müstika. Kui sa sellise aja sõitsid, kõva, meil ei ole midagi vastu öelda, et see oli nagu kõige lahedam, et sellist ausust oli täna hästi palju, et keegi ei hakanud ajama siin nüüd, keegi ei saanudki ajada selle taha, et stardipositsioon oli kehv, keegi ei saanud seda öelda. Et see oli lahe ja tegelikult ka, kui ma kähku veel Mikkelseni juurde tulen, et ka see Mikkelseni refi purunemine oli minu meelest nagu üli tore ja aus selline intervjuu seal lõpus, et mida tavaliselt hakatakse mähkima, et ma ei tea, kus ref läks, ütles kohe ära, et toetasin vastu valli, et aga nagu nädalavahetusel kogu aeg peab vastu valli toetama selle tempoga, et lihtsalt see auto ei mahu siin kitsaste kruusav tee peal enam ära, et ta läheb palli. Ja nüüd sõits refi katki, mis teha, midagi ei olegi teha. Et see tänane kuidagi, ma ei tea, see vibe oli ülihea täna kuidagi seal kõikide sõitjate poolt ka ja mõnus oli jälgida. No need pühapäevad lähevad nagu iga ralliga nagu järjest nagu veel ägedamaks. Jah, on ju kõik on ikkagi minu suurem enamus, mulle tundub, et on vastu selle punktisüsteemile ja kui me vaatame nüüd sportlikust vaatepildist, võib-olla ongi ebaaus punktide jagamine, aga lõpuks seda sporti tehakse ainult show elemendi pärast, et kui ühtegi fänni seal rajares ei ole, siis ausalt öeldes pole mõtet ka seal sõita, et nii on. No Tänak, ma arvan, oma selle tänase heas mõttes ulmesõiduga ju näitas ära, et ja mida Mikkelson näitas ju eelmisel 2 päeval, et Hyundai kiirel kruusarallil on Toyotaga täiesti vähemalt samal pulga. Ja tegelikult me oleme jälle seda siin mingite rallide jooksul rääkinud, aga jälle minu meelest see Hyundai murdepunkt jälle toimus ka kuskil mingi hetk enam ei mäletagi, millal, kus tundus, et nagu need autod on nüüd täiesti võrdseks saadud. Ja ma arvan, et täna võibki öelda juba, mitte täna, aga tegelikult juba, ma arvan, hooaja selline alguspunkt oli, kui Lappi võidu võttis sellega Rootsis, et Hyundai ja Toyota ongi täiesti võrdsed. Ja nüüd ongi, kes on mees ja kellel võib-olla on kohati parem stardikoht, et nüüd on nagu need nüansid, aga autod ise on võrdsed ja seal pole mingit küsimust. Hea meel on selle üle, et ka M-Sport on pigem saanud oma auto vastupidavaks, et tõenäoliselt nad seda kiiruse poolt ei ole nagu väga palju juurde arendanud, ma arvan. Me teame, et seal on kindlasti mootori pool on nagu nendest 3 kõige tagasihoidlikum, aga vähemalt on auto saadud vastupidavaks, ehk siis tegelikult kogu kompott nagu liigub paremuse suunas, et ei ole seda enam, et neid autod juba on mõnda aastat on sõidetud nendega, et kõik need titeprobleemid on ära lahendatud ja autod on saadud vastupidavaks ja kiireks. Jah, ja 7 ralliga Hyundai 4 võitu, Toyotal 3, ehk siis võrdsemaks ei saagi minna 7 nii-öelda, mis see sõna on? Ühesõnaga, võrdsemaks ei saa minna, ütlen praegu ütleme nii. Aga mis see punkti vahe jäi nüüd Hyundai versus Toyota? Oli 10 midagi või? Oli vist jäi ikka 10 kanti, jah. Nii, oota, ma panin ise kirja enne, aga kuna siin on blogisaade, kõik käib sekunditega, nii, mis siin on? Läheb meeles ka juba. Hyundai 311, Toyota 301. No kõva ju, pool hooaega on sõidetud. Ja 10 punkti vahe. 10 punkti vahe. See on, ma arvan, et see on üks põnevamaid ikkagi heitlusi üle aastate või? Ma ei mäleta. Jaa, ma minu arust Adamo ajal, kui Hyundai 2 korda võitis, siis olid ka üksed napikad. Jah, et selles mõttes on ikka, praegu on ikka lust vaadata tegelikult, et mis me ütleme jah, et Veerts on võib-olla mingis osas nii-öelda kehvas seisus on ju, sõitjate mõttes just, et vähe sõitjaid, vähe tootjaid, aga tegelikult vähemalt see tase on toodud nii kõrgeks, et põnevust jagub. Põnevust jagub, räägime siis teised sõitjad ka läbi, Kalle Roamperast seda juba eile küsisime, et kuidas on vend, kes enam-vähem saab teisipäeva õhtul teada, et peaks sõitma hakkama ja võidab ja võitiski ära Elfin Evans, teine koht, ütleme, võrreldes vahepealsega, ütleme, okei, jah, täna tuli ka refi purunemine, eile oli ka, et selles mõttes ebaõnne oli ka, aga üldpilt, ma ütleks, on positiivsem, kui oli viimase paari ralli jooksul. Jaa, nõus, et võib-olla selles mõttes Rovampere eeliseks ikkagi tuli see ka see pingevaba, nii-öelda osaliselt pingevaba sõit.
küll tal oli nagu isiklikult raske seda teha, tüüp pahtis seal kella 6 hommikuni jääokid ja siis putitas seal oma jekki. Ta ei ole ju Poolas ju niimoodi ju sõitnud ka ju. Ja täpselt, et Poolas ei ole sõitnud, et tõenäoliselt veidi aitas see, et tal ei olnud pinget, keegi ei eeldanud, et ta läheb võitma, eeldati ainult, et palun too auto lõpuni, vahet ei ole, kas see on 1., 2., 3., 4., 5, peaasi, et sa tood tiimile punktid ära. Aga see võib-olla ikkagi nagu veidi aitas ja eks see ralli algus oli tal ikkagi veits keeruline oli näha, et ei olnud kohe seda hoogu, loomulikult arusaadav, testi ta ei teinud. Seadistus läks mingisugune tõenäoliselt mingi Ožeeri seadistus, mis Ožeer kuskil testis paika pani, et sealt võeti šnitti ja hakati sättima selle järgi. Aga maailmameister ikkagi, 2-kordne maailmameister, küll ta nagu teab ikkagi, kuidas sõita, et tuli lihtsalt üle olla nendest mingitest probleemidest, mis tal olid, et väsimus ja ei olnud eeltöö tehtud ja kõik see, aga nagu ta ütles lõpus ka, et kõik oli okei lõpuks ja väsin lihtsalt. Väsin jah, et oli vist enam-vähem nõustus küsimusega, et võis olla tema elu kõige raskem või? Jaa, ilmselt küll. Ega lihtsalt oligi probleem see, et sa ei tea, vaata, mitte midagi. Sa ei tea, kus on teised, sa ei tea, kus sa oled ise, sest kui sa ei ole ettevalmistud teinud, teised on teinud, sa ei tunne teid, sa tead, et sul legend ei ole 100% teha, mis sul teistel rallidel on ja kogu see kompott lihtsalt teeb selle nagu keeruliseks ja võib-olla ise pani veidi pinget peale ka endale, et nii oli. Aga lõppkokkuvõte suurepärane. 30 punktist 27. Kolmas koht Adrien Formeau, hooaja 3. poodium juba. Ma vist ütlesin ise eilses saates, et ta oli täpselt selles ulatuses, et kui kellelgi esikolmikust juhtub midagi, siis ta saab 3 ära võtta ja selle võttiski Mikkelseni rehvi purunemise tõttu, et Formeau ka, sai eile räägitud, on siin enam-vähem igal nädalal juba räägitud, et vägev. Ei, absoluutselt. Ja nagu eile jälle sai mainitud, et kõige parem meel on sellepärast jälle nagu sarja üldpildi pärast on, et meil on üks mees veel juures, kellega peab ikkagi juba nagu iga ralli arvestama. Et muidu on see, et mõni mees tuleb ja mingitel rallidel on ta hea, aga üldpildis nagu langeb ära, ütleme seal 3-4 rallid sõidad hooaja peal hästi, teised on sellised pigem kesised. Me võime Katsuta võtta näiteks, et kes sõidabki mõned rallid sõidab väga okeilt, aga üldpilt on nagu ikkagi hooaja lõpus selline kesine, siis Formeau on küll mees, kellega tuleb juba iga ralli arvestada. Et ta on näidanud pigem just see, et ta toob selle auto ikkagi lõpuni ära. Ta teab, kus on ta piir, ta teab, kui ta saab pushida, kui ei saa, millal on pointi, et see nii-öelda nooruse uljus on veits nagu ära kadunud ja on see peaga sõitmine tuld. Et see üli hea meel selle üle, et ma ei tea, minu meelest on ta poodiumit väärt ka. Kindlasti on ja ma arvan, see ongi ilmekas. Monte, mis on nii-öelda spetsiifiline ralli 5, Rootsi, mis on lumeralli 3, Keenia, mis on erispetsiifiline raske kruusaralli 3, Portugal, mis on ka siuke keerulisem kruusaralli 4 ja Poola, mis on ülikiire kruusaralli 3 jälle, et väga erinevad katted ja et igal pool on olnud kiire, tempo on igal pool olemas. Ja üks katkestamine oli, ma ei mäleta, mis... Ja tal on nii Horvaatia asfaldilt kui ka Sardiinia kruusaralli. Ja Sardiiniat, ma just mõtlesin, et aga see oli ka tehniline. Sardiinia oli kindlasti tehniline, Horvaatiat ma praegu peast ei mäleta, aga ma millegipärast arvan, et siis seal oli ka. Ma ei mäleta, et tal mingid... Kusjuures ta sai sealt ka tegelikult punkte 8, Horvaatias sai 13 punkti kokku isegi ja Sardiinias sai 3 punkti Super kokku. Super Sundaylt, jah. Päästab päeva. Et Formeau on äge, vägev. Jah, Mikkelsenisse ka räägitud, kahju. Ta oli poodium oli lähedal. Aga sellegi poolest ma arvan, Mikkelsen ikkagi nii-öelda tõstis oma aktsiaid kõvasti. Et kui ta olekski nüüd nii-öelda asfaldi spetsialistina siia hooajale jäänud, kes ta ei ole, mida ta ei ole, et siis see hooaeg oleks suht nukker olnud. Et praegu vähemalt see üks ralli tuli, kus ta sai näidata oma kiirust ja ta tegi oma töö ära. See, et see ref katki läks, see oleks võinud igal ühel minna ja me nägime, et läks ka ikkagi mõnel. Selles mõttes üli hea töö. Ma loodan, et ta ikkagi saab selle pealt praegu mingi võimaluse veel, et isegi kui plaanides praegu ei ole, siis hooaja jooksul Hyundai neid mehi on suht palju, kes seal rivis on. Tundub, et Lappi on üldse ära unustatud vist. Lappi peaks olema järgmine ralli vist minu teada. On või? Ma vaatan kohe üle, aga minu arust Lappi on juba... Sorda on nüüd ikkagi pigem juba pillid kotti ära pannud. Jah, teda ei paneks... Aga kas see peaks tähendama seda, et Lappi nüüd nii-öelda on paper sõidab kõik lõpuni ära või?
ma ei usu, ma arvan, et Lätis on ta märgitud, Soomes ka kindlasti. Asfalt oli siis nii-öelda Mikkelsonile jäetud mingid asfaltid. Kesk-Euroopa oli seal. Kesk-Euroopa ja Jaapan. Jaapan, et need on Mikkelsoni ülejäänud peaks lappi olema või? Nojah, huvitav. Soomes on kindlasti lappi, selles ma ei kahtle, et kuidagi jah, tahaks ikka, et Mikkelson kuskil saaks veel pulti. Või siis pangu 4 autot. Jah. Kusjuures täna just vaatasin Go3-st vahepeal ka ja Urmo Aava oli seal siis just neid katseid vaatasin seal ja rääkis, et üsna varsti tema info kohaselt võiks tulla ikkagi nii-öelda reegel, et 4 autot peab väljas olema, mis siis ütleme, ma ei tea, päästaks ju natuke seda sarja, on ju. Et ilmselt M-Sport, ma ei tea, ma arvan, et M-Spordile seda kohustust ei panda, aga 12 meeskonda ikkagi 4 autoga, mis tähendaks siis, et ikkagi 10 autot minimaalselt võiks ju stardis olla kogu aeg. Ja võib-olla M-Spordi kaudu tuleb siis Sesks või keegi veel ja oleks ju täpselt, et M-Spordil jah, niikuinii on ju see teema, et nüüd tahetakse nagu noori, FIA muidugi reklaamib väga ennast, et tema teeb seda, aga nagu aru saame, siis tegelikult on see ikkagi nagu FIA võtab lihtsalt võib-olla selle au endale, aga tegelikult on mingid muud nüansid seal taga. Et ühesõnaga proovitakse vähemalt tuua, nagu ütleme siis, et nagu Bajari saab, ilmselt on Bajaril ikkagi mingid Toyota teeb seda, aga midagi iganes, et keegi veel saab vähemalt selle võimaluse, ma ei tea, võib-olla ühel hetkel Linnamäel on see võimalus, et ma ei tea, too mingi X arv raha meile ja natuke paneme juurde ja saad oma sõidud tehtud, on ju, et ma olen seda meelt ka, et seda võiks teha ja FIA võiks proovida aidata rohkem ja kui nad seda teevad ja jätkavad nii nagu Seskriga, siis ju võikski stabiilselt ka M-Spordil 3 autot väljas olla. Võiks muidugi. Thierry Neuville, MM-sarja üldliider, oli 4, siis tema alustas rallit esimesena, eks ta tõi ka seda palju nii-öelda põhjendatult välja, et oligi raske olla tipus. Vaadata, kuidas Tänak täna surus, siis isest saab ka esimeselt kohalt, esimesest startides tuua kõige paremaid aegu, aga nagu öeldud, Tänak oli ka ikkagi väga, surus ikka piiri peal. No jah, ma arvan, et ega seal satsis ei ole väga kedagi teist peale Kalle ja Oti, kes suudaks sellist kiiret rallit sellise piiri peal sõita. Seda oli valus vaadata tegelikult. Et ma ei ole küll ise nüüd paar aastat ralliautos istunud piloodi koha peal, aga ma ütlen ausalt, et seda Oti onboardi vaadates nagu ei igatsenud ka. Et kui ise oleks pidanud seal sõitma sellise tempoga Poola metsade vahel, siis pigem ma võib-olla oleks öelnud, et ma vist ei tule. Et seda oli valus vaadata, et nii on. Neville'il ma arvan kokkuvõttes selles mõttes okei, et Evansiga, mis Evans tuli 3 punkti lähemale äkki ja Tänakuga 3 punkti kasvas vahe, et ei midagi ülihead, aga ei midagi küll hullu. Jaa, aga ma arvan, et Läti ja Soome on ka Neville'il paremad, sest ikkagi Poola on selline, ma olen siin tegelikult öeldud, et Poola on siin nagu olemuselt lihtne ralli, aga et seal sõita niimoodi nagu sõitis Ott, see on karm. Et eks see lugu ongi selline, et meie jaoks seda kiiret rallit ongi võib-olla, need tunduvadki lihtsalt siin meie kandi meeste jaoks, et me oleme siin üles kasvanud. Aga Läti olemuselt on kindlasti nagu kiire, vähemalt sama kiire, aga lai ja põldude vahel, nagu mida me võib-olla Eestis näeme rohkem, et seal kindlasti, ma arvan, Neville on enesekindlam. Ja Soome samamoodi, et me oleme ikkagi näinud Neville'i nüüd viimastel aastatel ka Soomes head tempot tegemas. Et selles mõttes need järgmised rallid, ma arvan, saavad talle olema nii-öelda mentaalselt ja enesekindluse mõttes paremad. Martin Sesk, sinu sõber 5 kokkuvõttes, tal igati pidi täielik õnnestunud nädal. Üli kõva, tõesti megakõva ja hea meel. Küsiti ka viimase katse lõpus, et siis Lätis võime nagu jah, siis ta oli, et Lätis ilmselgelt nagu võite oodata midagi veel suuremat võib-olla, sest ma arvan, et ta suudab Lätis teha veel parema ralli kiiruse mõttes kui siin. Võib-olla, mis võib juhtuda lihtsalt Lätis on see, et teised on ka kiiremad. Just ma mõtlengi Neville'i, Evansit, sellised mehed, et on ka veel nagu paremad, kui olid siin Poolas. Et Martins, ma arvan, sai kasutada veidi ikkagi seda Poola ralli kogemust ära siin. Läti on ikkagi, nagu ma just ütlesin, pigem nagu sarnasem Eestile, on ju. Et Eestis on mehed sõitnud ja Lätis järelikult on nad ka kiiremad ja teavad neid olusid paremini kui Poola. Poola on hästi selline, oluliselt liivasem pinnas ka ikkagi, et see ikkagi vajab veidi aega harjumiseks. Nii et ma arvan, et Martins on Lätis veel parem, et tal on hübriid olemas, aga see ei pruugi tähendada tulemuses paremat tulemust. Võt nii.
ma tahtsingi just küsida, et mida see näitab, et Sesks on ralli ühega siis ilma hübriidita on, noh, ütleme sisuliselt sõidab võrdselt, noh, tal oli ka esimene ralli, see natuke on ka nii-öelda tõmbab võib-olla eelist maha, aga et ilma hübriidita ralli 1 ja hübriidiga ralli 1 liiga suurt vahet osad kohati katsetel ei näinud. Jah, tõsi. Ei oskagi öelda, tegelikult oleks huvitav nii-öelda data järgi hakata vaatama, see info meieni kunagi ei jõua, aga pannagi Sesksi ja ma ei tea, Formeau data kõrvuti, et mis hetkel ta on nii-öelda Formeau siis oli kiirem tänu hübriidile ja mis hetkedel siis Sesks nagu tuli järgi ja võttis ära. Kindlasti need on need mahapöördekohad, kui saab ära kasutada hübriidi seda hetkelist jõudu, kindlasti need kõik asfaldilõigud, kui ratas maha hakkab ja saaks ära kasutada seda, et Poolas ikkagi seda asfaldilõiku ju protsentuaalselt oli lõpuks päris palju protsente, et need kohad on, ma arvan, kindlasti, kus nii-öelda vaikselt kiirenduse pealt hübriidiga oli eelis, aga tõenäoliselt seal metsaväe näha, et seal kangutada, noh, seal jah, suurt eelist, ma arvan, Poolas ei saanud. Jah, no Eigo, kui ma õigesti mäletan, kirjutas ka seal paaris artiklis, et mis Sesksi aitas ilma hübriidita oli see, et kuna ta tunneb neid teid nii hästi, siis ta lihtsalt mõnes kohas julges suruda rohkem, kus teised võib-olla ei tunnud neid nii enesekindlalt. Täpselt. Ja hübriidiga on ikkagi see ka, et see vajab natukene harjumist, et seal tegelikult on see gaasipedaaliga mängimise koht, et mis hetkel gaasipedaali järgi tuleb hübriid järgi. Et nii palju, kui ma aru olen saanud, et nagu kui sa lähed ala, ma ei tea, veerand gaasi peale, et siis hübriid järgi ei tule, aga mingist gaasiprotsendist tuleb nii-öelda hübriid järgi, et sa pead selle gaasipedaaliga hullult mängima ja aru saama. Et selles mõttes ma arvan, et oli Martinsi jaoks ikkagi hea, et seda ei olnud siin vähem muretsemist millegi üle ja tegelikult võttis ka mingi pinge maha võib-olla, et ta nagu rallile sai tulla natukene pinge vabamalt peale, et ta ei pea hakkama, noh, vahet ei ole, oled sa esimest korda roolis või ma ei tea, 100. korda roolis ikka hakkad mõtlema, et kellega võrrelda ennast, on ju. Et ta ei pidanud enne rallit nagu, noh, mentaalselt hakka mõtlema, et noh, kuhu sättida ennast või noh, ei tekkinud teemat, et kõik teadsid, et ta sõidab ilma hübriidita, et mingit surret peale ei pandud, aga noh, ta tõestas, et saab sõita küll sellisel rallil ilma hübriidita ja väga-väga hästi tuli välja. Gregor Munster, Takamoto Katsuta, võib-olla võtaks nad kaks kokku. Munsteri 7. ma ütleks, tema tegi oma ära, pigem oli positiivne. Arvestades noh, kiired kruusarallit, tal ju ralli ühega ei ole ju ka palju kogemusi, nii. Aga Katsuta väga anonüümne ralli. Jaa, no vaatame, et no Munster siis Sesksist teeb maha, no ütleme jämedalt 30 sekki, 31 sekundit, Neville'ist minut. No ütleme, kiire ralli kohta seda kindlasti on, aga Munsteri minu meelest ikkagi tal oli sähvatusi, et ta sõitis hästi. Katsel oli 4. või, ei, teine oli reedel, ma mäletan. Ja mingi hetk nagu Neville pidi ütlema, et ma pean saama Munsteri kätte, et oli mingi selline koht, mis tegelikult tähendab, et ta oli ikkagi nagu pundis sees, et täna oli küll nagu selline võib-olla juba lõpetamise ralli tema jaoks, et lõpetamise päev, et ta nagu enam liiga palju just ei proovinud ja ühtegi riski enam võtta ei tahtnud. Eks tal on ka neid tobedaid katkestamisi all, et see oli kindlasti nagu äratoomisralli. Ja ta ütles ise ka, et ta on oli 7. et 7. koha üle on ta rohkem rõõmus, kui ta oli, äkki tal oli mingi 6. või 5. koht ka kuskilt rallilt. Tal oli Sardiinias 5. aga niimoodi, et ta ei olnud nagu üldse konkurentsi. Ta ütles, et see 7. koht on oluliselt rohkem väärt, sest ta sai sõita aegasid ja ta näitas oma tempot. Ja ma olen täiesti nõus, et positiivne üllatus, eriti võrreldes Katsutaga. Jaa, kindlasti. No Poola ralli, ütleme, sõidutulemuste kohta ei oskagi palju rohkem rääkida. Küsin sult niimoodi, kas see oli nüüd mõneks ajaks jälle ühekordne Poola MM-ralli? Ega jah, selles mõttes keeruline on oletada midagi, tahaks loota, et ei ole, Poola mulle väga meeldib ja Poolat on minu meelest väga lahe ka jälgida teleekraani kaudu, koha pealt ka samamoodi, see melu on julm. Aga no eks seal on jah omad probleemid, jälle Urmo Aava täna ütles, et ta ei mõista, et kuidas on see võimalik. Ja viskas ka nagu ütles, et oma keskis Rally Estonia korraldusega on nad teinud nalja, et Rally Estoniat saaks korraldada ka ilma turvadeta. Et inimesed on nii palju mõistvad ja inimesed teavad täpselt seda rallikultuuri. Et eks seal mingi probleem on ja kusjuures eile minu meelest arutasime ka, et mis siis nagu tegema peaks või üleeile või millal see oli, et kas siis FIA võtab korraldajad ette ja ütleb, et homseks olgu 100 turvat juures, et nii ei saa korraldada üritust, on ju, siis ma nagu arvasin ka, et ikkagi õhtul võetakse ette ja probleemid peavad lahenema, aga hommikul järgmine katse oli kohe, mis jälle pandi vahepeal seisma.
et jah, selles mõttes ma tahaks loota, et see ikkagi on ja tuleb tagasi, aga jällegi, kui näha, kes kõik tahavad siia kalendrisse saada, siis nagu see nimekiri on pikk. Vabasid kohti väga ei ole ja Euroopale on ju vähemaks ka jäämas. Et kas Eesti, Läti, Poola, Soome, et kõik on nagu jube ligi ja jube sarnased, on ju, ikkagi, mis jube sarnased, ikkagi sarnased kiired teed, et kas see Poola lõpuks mahub sisse. Lõpuks ma arvan mõistlikum on valida ikkagi ralli, kus jälle tehakse fännidele rohkem, on ju, tehakse show'd sinna taha ja Eesti kõlab kuidagi oluliselt loogilisemalt selles kompotis. Eks vaatame Läti ära, aga täie austuse juures Läti korraldajate vastu ma kardan, et Läti ikkagi oma ralliga jääb Eestile ka kuhugi kaugustesse. Eestlasena loodame. et kui kuskilt hakata nüüd, kui FIA ametnikud hakkavad panema neid rallisi kokku, on, siis legendaarne Soome ja selline maailma tipptasemel Eesti oleks selline hea kombinatsioon. Ja ma ei vaata läbi sinimust-valgete prillide, vaid täiesti nagu neutraalselt, sest ka kui lähed Läti ja Poola koha peale, sõidad seal katsete vahel, siis see on ikkagi nagu, ei taha nüüd midagi halvasti öelda, aga kuskil nagu täitsa kuskil nagu küla vahel kuskil, sul ei ole seal mitte midagi. Et Eestis tuuaks ikkagi ralli nagu inimeste sekka. Ma tahan seda öelda. Tartus üle Kaarsil üle. Täpselt, et me teeme seda fännide jaoks, on ju. Et selles mõttes, jah, pikk jutt, aga kokkuvõttes tõenäoliselt, kui tuleb Paraguay, Saudi Araabia, Ameerika, ma ei tea kõik, mis muud jutud, siis ühel hetkel tuleb valida ja valid, kus võiks olla Poola ja Läti asemel Eesti. Loodame, aga seda ei tea mitte keegi praegu. Seda ei tea FIA kammu. Seda teavad ainult need, kes lähevad koputavad suure rahakotiga FIA uksele. No Saudid teavad. Saudid teavad, jah. Neil on hästi. Poola rallist ma ütleks enda paar kõige ägedamat mälestust, mis nüüd tuli, oli esiteks see Seski katselõpu intervjuu siis pärast seda reede algust. See, kus vend oleks peaaegu pikali kukkunud, et ta teine oli seal ja 0,3 oli liidrist maas ja siis tänased Tänaku need sõidud, kohe ütleme, mis see katse oli, mul see pikem nimi, Mina Mragovo. See oli jah, nagu me enne rääksime, üliraju vaatamine, et need kaks asja jäid mul kuidagi sellest rallist nagu kõige rohkem meelde. Siin selle katse puhul ma veel oleks tahtnud näha seda helmet cam'i, mida arendatakse praegu. Nagu F1 on vaata kiivri külge kaamera pandud. See näeb F1 juba päris raju. Ja, et siin metsa vahel see Oti, see kaamera sealt puuri küljest oli nagu raju, aga kui sa veel saad nagu päris selle nii-öelda sõitja piloodi silmapildi üle tuua all live'i, siis see oleks nagu, ma arvan, veel korda 2 raju olnud. Siis oleks vist enamik ise oleks ära kukkunud juba diivani peal. Korraks nii-öelda silmad kinni padi ette ja vaatad TV-vertses, kas tuleb aeg või ei tule. Ei, selles mõttes jah, nõus, täitsa. Kindlasti 2 asja, mis jääb sellest Poola rallist meelde. Võtame küsimuse ka, mis veel eile jäi ette lugemata, kui suurest täna ei ole juurde tundki. No vaata, mis ralli oli, ma ise ka ei jõuaks küsida. Ei, no nii on. Ega ma räägin endal tööl ka, blogi vaevu lõppes, lasin su sisse, kirjutasin tööd edasi kohe siia kõne Eigole, endalgi veel minu pean vist, ma ei tea, mingi eelviimase katse juures veel alles, et nii kiirelt on neid kõik. Just, annab andeks fännidele, 6. käigu kuulajatele. Aga Kristjan siis jah, saati selle 2 küsimust ja teine küsis, et kuidas selle uue punktisüsteemiga tiimidele punkte jagatakse. Ja ma natuke vaatsin täna, võrdlesin, mis see punktisaak oli ja kuidas need eelmistel rallidel tulid. Et teada nii palju, et nii-öelda 2 parimat lähevad arvesse. Ja nüüd peaks olema niimoodi, et iga selle arvestuse lõikes loebki eraldi 2 parimat, et kui laupäeval on ütleme Hyundai puhul Tänak Neville on 2 parimat Hyundait, saavad nende punktid, kui nii-öelda pühapäeva lõikes on Tänak ja Mikkelsen 2 parimat, siis lähevad sealt need 2 punkti, et igati pidi võib tuua ju lõpuks nii-öelda 3 meest võivad lõpuks sinna punktisaaki. Nii et Mikkelsen tõi päris hea punktisaagi. No selle eilse 15-ga tõi küll, jah. Nii et tubli töö. Jaa. On sul midagi veel lisada? Kiire ralli, kiire saade? Jaa, ma vaatan 44 minutit juba peal, see on okei. Aga ei, selles mõttes ma arvan, see oli äge ja siit ju läheb rallifännide jaoks nüüd tihe andmine edasi, et Eesti tuleb väga põnev selles osas, et siin on Virves, siin on Linnamäe, siin on Sesks. Siin on Tänak. Siin on Tänak, ütleme, väljaspool arvestust. Aga räägime nagu võidusõitjatest. Et vaatame, Seskil tehakse selg prügiseks.
no RC-s jah. kardan, et Eesti poisid näitavad, kuidas Eestis tuleb sõita. Aga tegelikult on lahe ja lahe just sellepärast, et Poolas me nägime ikkagi Eesti poiste head kiirust. Küll Linnamäe ei olnud päris oma vormis, aga ma arvan, et ka Linnamäel ei ole vist ka seda Poola kogemust varasemalt väga allve, on või? Ma saan kiirelt guugeldada. Vaata korra, aga minu meelest tal äkki ei ole, sest see on ikkagi ju ERC ralli olnud ja ERC-s Poolas ei mäleta teda sõitmas. Et anname andeks ja ma usun, et ta ikkagi on nagu Rally Estonial on see tempo tal väga hea olnud, pole küsimustki. Selles osas ma arvan, et see Eestis Rally Estonia Euroopa etapina saab olema ülipõnev nende noorte meeste võitlus. Ja ma kardan, et Hayden Paddon ja teised ässad Westbergid ei saa nagu kuhugile pihta, okei. Võib-olla ta ikkagi Paddon siin on kogemuse pealt, ta on ka Eestis palju sõitnud, ta on ka ju Hyundai WRC-ga sõitnud siin. 2018 teine koht, teen kiire promo vahele. Täna hommikul ilmus Delfis ka intervjuu temaga, soovite lugeda. Nägin, äge intervjuu oli. Tal olid väga huvitavad ideed. Nende, ta nii teatavasti veab oma seda elektriauto programmi ja nii edasi. Et kogemuse pealt ilmselt ta võib-olla ralli lõpuks korjab ära midagi, aga ma kardan, et siin Eesti noored poisid on nii vihased. Ja siis üks Läti poiss on ka seal vihane. Aga Sesks ei saa ju loorberitele puhkama jääda. Ma arvan, vaata, nüüd ongi see, et ta näitas siin Poolast sellise taseme ette, et ta ei saa kuidagi teistele Eesti poistele jalgu jääda. Ma arvan, et ta ikkagi eesmärgiga tuleb võitma seda rallit siia. Et päris põnev saab olema ja ma arvan, et see lahing saab olema päris raju. Aga jah, järgmine nädal siis Delfi Rally Estonia, seekord EM-ralli ja Delfi on ka koha peal. Mina, kusjuures puhkan järgmine nädal, see on ainus nädal, mis ma puhkan suvel. Aga siis ma saan aru, et sina oled koha peal, on meil suurem ekipaaž vist minemas. Jaa, oleme kohal oma stuudioga ikkagi ju. Ja võin lubada, et kui vaatate, et toome Sesksi stuudiosse ka ja saame rääkida Poola rallist natuke temaga ja saame siis jooksvalt Rally Estonia juttu ka kindlasti ajada. Ja Lätis samamoodi, oled ka vist nii-öelda meie ekipaažina kohal? Jaa, Lätti me lähme ka kohale Eestist, muide Delfi siis lõunanaabreid toetama või? Et nad ei ole varem teinud sellist asja just, et siis lähme natuke teeme seal, abistame ja teeme natuke mingit asju seal ka, et siis oleme Lätis ka koha peal 6. käiguga. Nii et rallilainel saab tulla kiiresti tagasi, jah, juba järgmise nädala Rally Estonia. Ma arvan, et selle teadmisega tänaseks lõpetame, oli väga kihvt ralli, oli väga üles-alla emotsioon, eriti just eestlastel, aga kokkuvõttes oli äge, mis Poola rallist tulevikus saab, elame-näeme, aga ütleme puhtalt sõidu poolest oli väga kihvt kõik. Minu poolt kõik, homsest algab juulikuu ja selline see juunikuu lõpp oli. Jah, juuni lõppes ägedalt, loodame, et juuli tuleb vähemalt sama lahe. Kõik head. Järgmise korrani. 6. käik.